Tere Glenn, tead, et eelmine kuu osteti jälle 8 miljonist telefone? Nägin põgusalt, räägi. Nägid põgusalt, nagu ebareaalne minu arust see, et iga kuu ostetakse kuskil 8 miljoni Eesti krooni eest. Oota, mis oli 8, mitte 8 miljoni telefoni, aga 8 miljoni euro eest. Eesti krooni eest ütlesin millegi pärast. Aga siiski et ühikuid oli, ma kohe mitmed ma ei eksiks, eelmise aastal 27 200 ja see aasta jaanuaris või veebruaris. Ma tahaks selle kohta 28 600. Öelda selle kohta, et annaks jälle auhinna kellelegi, kes on ostnud 8 miljonit telefoni, et see tundub nagu nii... Meist oleme seda küsinud juba ükskord, et kas teie ostsite või teie keegi, kes keda tead. Seda ei ole enam mõtet küsida, aga see näitab, et pappi on inimestel palju. Meil on raha palju, sest meil ei ole raha palju, sest me ei osta. Aga kusagil on need inimesed, kes ostavad sama lugu nagu keskmise palgaga. Kui me kogu loeme, kuidas keskmine palk läheb ülesse, siis keskmiselt enamik inimesed ütlevad, see on nagu loll jutt. Aga mulle meeldib see, et keskmine palk väidab eile kuskil või üleeile uudistis või mingi päev tagasi näinud, mingi 1100, võib-olla 70 keskmine, aga kätte saadakse kuskil 760 eurot nagu ehk, et nagu jällegist huvitav küsimus. No igal juhul enamik sellest rahast, nagu nüüd loeme, läheb mobiilide alla, mis võiks olla veel huvitavam teema ja täna on meil selline, kuidas ma ütlen, see virtuaalne saade. Meil on virtuaalne saade, hästi kuiv, et kes ei taha sellist kuiva saadet vaadata, see võib kohe kinni panna selle saate ja tegeleda muude märgade asjadega. Samas on ikkagi mõned asjad, mis ei ole nii kuivad, natuke märjemad on need Canoni uus kaamera G9X Mark II. Väga uus. See on lausa nagu diiser ju? No või midagi sellist jah, et see on täitsa päris asi, see on siin laua peal. See on raadia, mis ei ole diiser, see on natuke vanem, eks ole, ka väga äge kaamera. Ma tahaksin neist isegi rääkida midagi. See on ju päris vana kaamera. No päris vana, no kõik on suhteline, võib-olla ühe aasta, aga see on see päris uus see teine. Ja muidugi ei saa mööda vaadata sellest mobiiltelefonist. Just, et Motorola on jällegist teinud uue mobiiltelefoni ja vist saate teemaks võiks olla nagu Mobile World Congress. Ja, miks mitte, võtame selle teemaks. Võtame selle teemaks nagu. Hakkame otsast pihta, see toimus siis nagu ikka Barcelonas. On ta toimunud, ma ei tea. 12 aastat. No sa oled rohkem informeeritud. Et me lugesime kokku need telefonid, mis siis nagu välja tulid, mida hõisati välja tähendab. Ja Samsungi seal nagu ei olnud. Ja Samsung oli seal üks tahvel, kui ma mööda ei pane, aga Samsung oma telefoni lükkas justkui edasi selle S8 siis, et mida see oli näidatud. Ilmselt Samsung vaatas võib-olla, et kuidagi nad lahustuvad sinna ära mõne teise telefoni kõrvale äkki või mine see tea, eks ole. Aga mida seal näidati, tegelikult telefoni oli seal palju. Võib-olla esimene oligi see Motorola, millest me juba rääkisime. 2 mudelit. G5 ja G5 Plus, eks ole. No ilmselt Moto G-dest vist neid ei ole Eestis üldse väga saadagi, et selles mõttes ei tahaks ennast pikalt rääkida, et ekraan on aga 5 ja 5,2 tolline, lihtsalt Android-telefonid ja nagu ikka, mind need telefonid jätavad personaalselt, ütleme, väga ei eruta, aga küll järgmine telefon, mis mind väga erutab, või igal juhul rohkem erutab, aga mida ka Eestis enam ei müüda, on LG G6. Sest teatavasti LG G5 juba ei olnud siin. Kui sa mäletad, siis G5 oli see telefon, mida LG eelmisel aastal suure hooga tutvustas, kus sai võtta mingid mooduleid välja ja panna sinna, kas siis oli mingi audiomoodul ja mingi kaameramoodul ja mingisugune modulaarne teema seal oli. Nüüd on LG aru saanud, et see mooduli teema... Kas LG oli see firma, kes ei müü enam mobiiltelefoni Eestis või? Ja just. Ja LG on see firma, jah. Ja LG nüüd tuli välja siis telefoniga LG G6. Ja sealt saab kõik ära võtta? Ja seal on midagi ära võtta, sest seal on kõik küljes ja väga ilus telefoni. LG on siis teinud seda, kuhu see trend üldse täna läheb, et ekraan läheb juba lõpuks nii suureks, et ulatub üle servade. LG siis samamoodi on seal 5,7 tolline ekraan, mis on põhimõtteliselt, ongi ainult ekraan. Ja selle ekraani formaat on ka 18,9, nii et on nagu siis pikk või ütleme siis nagu 2 korda laiust versus kõrgust, eks ole, ja telefon on ise vaata et väiksem kui suur iPhone. Selles mõttes, et iPhone'il teadupärast ekraan ei ole sugugi servani, eks ole. Ja siis ekraan on ka selles mõttes erakordne, et on tegemist siis HDR ekraaniga. Sellest tahaksid vist pikemalt rääkida, aga võib-olla räägime sellest siis, kui oleme teistest mobiiltelefonist ka rääkinud. Võtame selle selliseks nagu... Põhiteemaks, HDR ekraani. No ühesõnaga jah, HDR ekraan toetab siis niinimetatud Dolby Vision uut standardit. Kui meil on aega, siis me võime sellest natuke rääkida. Ja teine asi, mille peale ingliskeelselt rääkivad inimesed väga rõõmustavad, on see, et LG on siis esimene telefon, LG G6 Google Pixeli kõrval, mis toetab seda müstilist ja tarka Google Assistantit.
müstiliste värka. Seda on kuidagi kiidetud jah, et see paneb sellele Sirile nagu iga kell ära ja see on palju parem kui Google Now või mida iganes. Ma tunnistan ka ausalt, et minu personaalsed kogemused on sellega pehmelt öeldes nullilähedased. Aga see on siis G6-l samuti olemas, et esimene selline mitte Google'i telefon siis, millel see on olemas. No võib-olla telefon, mida Eestis rohkem erutatakse või vastupidi, mis erutab inimesi rohkem, on Sony. Sonil tuli mingi suur... Sonil on meil siin mitu telefoni, minu pisike Sony on siin. Siin on üks suurem Sony, mingil põhjusel ka, eks ole. Sonil jah, tuli välja või Sony näitas seal mitut telefoni. Sony muidugi kavalalt tegi niimoodi, et ta võttis näitas telefoni, mis üldse veel valmis ei ole. Et see ei olnud nagu selline telefon, et palun, siin see on, võtke prooviga, vaid see oli klaasi taga, see oli siis XZ Premium. Just, okei. Ja see on nüüd siis, noh... See näi välja eriti kandiline nagu. Tulnud nagu selle asemel ja teadupärast see oli vist siis Z5 Premium. See Premium Sony keeles tähendab siis 4K ekraani ja 4K ekraan on läinud siis nüüd lisaks HDR-iseks või vastupidi HDR ekraan on läinud 4K-ks. Nii et jällegi HDR, võib-olla me sellest räägime, ekraan on 5,5 tolline ehk ikkagi suhteliselt labidas. Ja mis seal siis veel on selline äge featuur on siis nii-öelda aegluubis video või siis see kiire video. Ja seal tuli vist isegi 960 kaadrit sekundis. Täpselt nii, mida on juba ikka päris palju pehmelt. Sellega saab ikka ägedaid rattaid niimoodi filmida, kus tuleb suitsuga välja. No absoluutselt. Nii et see oli selline Sony nagu tipp, mida seal näidati ja muideks see Sony pälvis siis ka kõige parema uue mobiili auhinna, mida seal nagu jagati. Aga müügile peaks jõudma päriselt alles siis jah, ma ei tea millal. Ikka selle aastal loodetavasti jõuab, eks ole. Aga Sony näitas veel odavamaid telefone ka, et tegelikult see XZ Premium oli see kõigem, aga siis tuli neil välja XA1, kui ma nüüd seda õigesti loen. Igal see XA1 on selles mõttes äge, et ka servad on väga õhukesed, et kui teadupärast Sony telefoni... Ma ei tea, kas see on äge nagu, kõik räägivad, et see on nagu nii tore, aga ma tahaks näha neid telefone, sest kogu aeg on see probleem, pöidla vastu ja hakkab kohe juhtuma midagi. No ei tea ja igal XA1 on need ka siis õhukesed, ta on nagu selline, kuidas ma ütlen siis nagu budget phone rohkem, eks ole, ja siis kui seda 4K ekraani ei taha, pehmelt öeldes, mis see 4K taskusse pandavas nagu mõõdus on nagu, jah, okei. No ikka siis VR-i sisse. Muide, see on hea point. VR-i sisse pane tõesti. Jah, VR-i sisse pane tõesti, aga siis lisaks, kui sa ei taha VR-ile sisse panna seda telefoni, eks ole, siis võid ka võtta Sony Xperia XZS, mida ka siis Sony seal tutvustas, mis on siis samasugune telefon nagu see Premium, aga tal ei ole seda 4K HDR ekraani, eks ole. Jätta võib-olla siin Sony saate jaoks ka midagi. Sony oli hoos. No Huawei, ma loen siit, et B10 pluss, tead sa nendest midagi? Ei tea eriti, aga sain aru, et pidid olema väga head telefonid, seal oli 2 kaamerat jälle peal. Jah, nagu ikka, et üks on mingi 20 megapikslit, teine on vähem megapikslit, üks on värviline, teine mustvalge. Kindlasti tuleb rääkida ka Huawei mingist nutikellast, mis võib-olla tuleb. Vaatan kohe, Huawei Watch 2, jah. Toimib nii Androidi kui iOS-i peal väidetavalt, ehk siis saab äkki proovida. Siis ma näen, et välja on tulnud DJI-l uus telefon. DJI oli seal ka kohal ja näitas telefoni, mille nimi oli Matrix 200. See on droon. No näed, sa oled ikkagi, ütleme, et lootsin, et teen sellist vaimukat nalja, aga sa said kohe aru. Igal juhul DJI-l see tõesti kohal, see ei ole nali. Et nad esitasid seal uut drooniseeriat. Võtja, kas vast on sellised droon-tugijaamad või? Ja see Matrix 200 muidugi ei ole kaugeltki selline droon, mida iga koll omale tõenäoliselt poest ostab, aga mis tegi selle erakordseks, kogu see Matrix seeria on neil tegelikult selline modulaarne, võib-olla vale sõna, aga see on nagu sihitud ikkagi sellistele tõsistele, ma ei tea, ametkondadele või kellele iganes, kes tahavad sellist platvormi, mida ise kokku panna, mis maksab palju ja millel on siis palju featuure. Ehk see Matrix 200 puhul need featuurid olid tegelikult päris muljet avaldavad, et sinna saab külge lappida sellele paremale versioonile, siis oli siis Matrix 210, et see oli justkui 200 seeria, mida esitleti 3 kaamerat, ühe saad panna peale, alla saad ka panna 2 tükki, näiteks ühe termokaamera, ühe mingi rämetuma zoom-objektiiviga kaamera ja siis lähed selle drooniga kusagile silla alla, näiteks vaatad, kas kuskil on pragu, siis zoomid kuskile, vaatad, kes parajasti kaugemalt hiilib sinna lähemale ja siis vaatad veel termokaameraga, kuidas sild sooja peab ja mida iganes. Ehk et põhimõtteliselt sul on ikkagi võimalus selle drooniga teha nagu väga palju sellist tööd, kuhu ennem nagu silla alla pragude vaatamiseks oli väga keeruline minna. Tuli võtta mingid tõstukid ja redelid ja muu jama, eks ole, et nüüd saab võtta Matrix 210 seda teha ja samamoodi see kombinatsioon siis zoom-objektiivist termokaamerast. Ja lisaks on sellel droonil peal selline äge featuur, siis, mis ilmselt hakkab vaikselt võib-olla sinna profiseeriasse. Ütleme omadus, ja ma kuidagi juba teist korda või 3 korda kasutan seda sõna, tahtsingi seda, et sa ütleks, kuidas eesti keeles on. See omadus on siis ADS-B transponderi
nagu kuulaja, et tal endal seda transponderit nagu otseselt ei ole. Nüüd ma ei saa aru. Okay. Ehk et see on põhimõtteliselt see sama asi, siis millega lennukid teineteist näevad. Just. Ta näeb lennukeid, et ta näeb lennukid. Nagu. No ta ütleb vähemalt, jah. Okay. Ta ütleb vähemalt piloodile, et kuule, lennuk tuleb, vähemalt see transponderi oma. Kella 2 tuleb lennuk. Just, et ta päris seda ei tee, et ta ise lennukitele ennast näitab või lennujuhtidele siis, eks ole, mis võib-olla ongi mõistlik. Tekitakse sulle väga palju segadust. Aga jah, ta näeb siis kommertsiaalse lennuliikluse transpondereid ja saab aru, kui kuskil midagi on, sest see droon on ikkagi sihitud sihukestele tüüpidele, kes on nagu vastutustundlikud ja võib-olla tahaks eest ära minna, kui mingi kopter või lennuk tuleb. Jõuame siis otsapidi välja võib-olla selle telefonini, kes vähemalt ütleb, et nad veel päris Hiinas ei ole, on Nokia või? Jaa, no seal väidetavalt ikkagist on nagu seda oma pappi on kõvasti, et kuigi see HDM, kes neid mobiiltelefone toodab, asub küll otsapidi kuskil mujal hoopis. Aga kiigal see HMD väidab ikkagi, et nad on ikkagi nad on pure Finnish, et ta on ikkagi Finnish company, igal juhul see selleks, eks ole, jah, ta ei ole enam otseselt, ta ei ole küll Nokia, eks ole, aga see bränd on nüüd nende käes ja muidugi suurim uudis siis tõenäoliselt õnnestuski ju neil sealt kongressilt edastada ja see uudis oli siis see retrotelefon Nokia 3310. 3310 jah, et selle kohta tegelikult on mul oma arvamus, ilmselt sul ka? Mul on jah, võib-olla ma jätaks võib-olla selle arvamusegi selleks saateks, kui me sellest telefonist teeme võib-olla saadet. Aga räägime sellest telefonist siis paar sõna, mis ta oli, kui keegi veel ei tea mingil ebaselgel põhjusel. Ehk et omal ajal Nokia 3310 oli siis see telefon, mida müüdi, kui ma ei eksi, oli 126 miljonit. Meeldis ta väga paljudele, pidas väga hästi vastu ja kõik need jutud, see oli siis aastal 2000, kui ta välja tuli, eks ole. Ja muidugi, miks mitte võtta mingi vana telefon ja teha see nüüd uuesti ja põhimõtteliselt see uus 3310 on siis õhem, värvilise ekraaniga, ma ei tea, mis ei tundu väga tore. Ekraan on nüüd VGA resolutsiooniga, kui see kedagi huvitab, ehk et tänapäeva mõistes ikkagi ütleme otse välja väga sitt. Aga nagu vana aja mõistes loomulikult hea, vanasti see ekraani resolutsioon oli vist mingi 80x80 pikslit umbes ja nüüd on ikkagi natukene rohkem. Stiilis 60x40. Ja nüüd on siis jah VGA, mis on 320x240, seal peal ikkagi toimetab siis Symbiani mingi derivaat, see oli vist S30 või mis iganes see opsüsteem on. Kui 30 on, siis see on päris vana, aga... Jah, ma niimoodi lugesin igal juhul välja. Aga vaatame seda täpsemalt siis, aga peab vastu muidugi üratumalt kaua, et 31 päeva väidavad on see stand-by siis, eks ole, mis tähendab jah, et päriselt nädal-paar. Tänapäevased need nuputelefonid tegelikult saavad hakkama selle sama. Mis nagu esimese hooga tundub muidugi väga äge, et tehakse ka retrotelefon, aga kui nüüd teise hooga nagu vaadata, siis mulle tundub, ma annaks hoopis sihukese idee Nokiale või HMD-le, et kui keegi teeks valmis sellise retrotelefoni, millel on lihtsalt peal väga hea kaamera, siis oleks nagu väga äge. See ekraan võib olla selline niru ja nutitutindus ka, kui ma ei tee sellega pilte, aga kui ma täna peaks võtma nagu sellise retrotelefoni, millega ma tõesti saan ainult helistada, siis mul läheb see vaimustus ikkagi väga ruttu üle. Mis ma teen selle telefoniga tegelikult? Aga helistad, tegelikult olgem ausad, siis sul on 2 telefoni, sest et võib-olla meie ei ole veel kõige nooremad inimesed, aga ma arvan, kõige nooremad inimesed helistavad ikka kohe nagu väga-väga vähe. Nad Snapchativad, eks ole. Ja su ütlus on pointi, et mina olen alati nagu, mina lõpetasin selle nuputelefoni kasutasin siis ära, kui nuputelefonidele millegi pärast ei tahetud näiteks sisse panna Exchange e-maili kontode tuge. Ehk et ma ei saanud oma kontakte, e-posti ja kalendrit sünkida nagu sellisesse pisikesse telefoni. Siia veel saab. Ehk et mind nagu natuke nörritaski see fakt, et kui ma tegelikult lugesin, nagu esimene õhin läheb üle, kui äge, toome retrotelefoni, siis lõpuks oleks siin teinud täpselt samasugust telefoni, aga nagu mingi sükene konks võiks olla, millega seda tänapäeva tegelikult enne seda, kui see telefon välja tuli, liikusid sellised pildid, kus oli 3310, mis ei olnud nii suure ekraaniga, kui ta välja tuli praegult, aga olid taga selline 41 megapikslit, siis see hakkab nagu looma. Mingite meeste poolt nägemus, kuidas see võiks välja näha. Siis oli muidugi ka selline, kus ei olnud nuppe, oli terve esiekraan, oli ekraan lihtsalt ja seal all olid see Nokia 31 või 3310, siis selline menüünupp ja siis üles-alla valik ja siis C või tagasi. Ja samamoodi kaamera taga, et nagu väga kihvtid kontseptsioonid. Ongi see sama asi, et täna, kui ma ikkagi mõtleks, ma tahaks nagu osta, siis ma üsna ruttu takerdungi sinna, aga päriselt. See uss oli ka suhteliselt nõme, vähemalt kui ma nägin seda. Loomulikult ta maksab mingi 50 eurot või palju ta nüüd maksma hakkab, et see rahasumma on tõesti selline marginaalne, aga
aga okei, Nokia tegelikult tegi ka mingisuguseid selliseid... Tegi ka nagu päris telefone, jah. No kas tänapäevaseid nagu ja mulle meeldib see, et see hinnaklass oli nagu mõistlik. Mis need olid siis? Nokia 6, Nokia 5, Nokia 3, alates... Ja 9 peaks ka tulema millegi välja, et seda nagu justkui on räägitud. 139 eurost siis algab. Et niisugune keskpärane Android, ma saan aru, et on rõhutudki sinna, et disain väidetavalt väga kvaliteetne, kõik mingi alumiinium, munipodid, kõik. Aga välimus, kuidagi pean tunnistama, et ma olin pildi pealt vaadatuna praegu nagu iPhone'i viskab sisse ja nagu ei ole sellist kas vana head või nagu sellist kummerust. Niisugust Nokia Touchi nagu väga, võib-olla on see... Aga kui see kätte võtta, võib-olla saan teada. Tuleb see sisse. Et küll siinkohal tahaks ka näidata, mis on ju järgmine telefon, mille meie reliisime. Jaa, siia tuleb siis kõlar. Kui keegi ei saa aru täpselt, mis see on, siis näidata, mis see on. Et see on meie järgmine mudel, seda nime ei pea siit pealt vaatama. Et siin on toru, sa saad rääkida, see on väga mõnus, eks ole. Siia paneme natuke suurema ekraani, Hussi mängu võib-olla paneme ka. No see on vaidluse koht praegu. Ja SMS saab kindlasti saata. Ja siis siia sisse tulevad boombox. Akupank, eks ole, ja saad siit loomulikult tuleb see, et sa saad autot käivitada. Ja mitte ainult autot, vaid mingid suuremaid asju saad ka siit käivitada, eks ole, mitut autot, eks ole. See ei ole mingi enam uudis, et sellega saab midagi käivitada. Kindlasti saab ka pudeleid avada. Absoluutselt, ja see kõik tuleb siia sisse ja loomulikult on ta siis veekindel ja seal juures veel eriti äge on see, et see on praegu väga raske, aga meie versioon ujub. Kui see kukub vett, siis ta jääb nagu pinnale. Seda ma ei teadnud, ma ei olnud selle koosoleku oli käinud. Ja see oli siia plaan teha. Nii et tegelikult nagu näha, retro tuleb tagasi. Ja kindlasti tuleb, sest tegelikult ju Nokial on nagu väga palju need patente, mis on see patendi business, mis oli neil ühes slaidil, mis ma vaatasin nendest. Siin on ka sees meil väga palju patente. Just, ja nende patendi business siis tegelikult teatud patendid hakkavad aeguma. Ehk et seal on asju, mida nad annavad ära, et saab hakata tegema. Et meie võtame siis need vanad asjad üle. Nii, aga ega meil rohkem ei olegi nüüd midagi rääkida, meil sai virtuaalne saade sai nüüd vist läbi, eks? Virtuaalne saade võib-olla veel ei saanud läbi see, et tegelikult Nokia, miks me rääkisime sellest viimasena ja miks inimesed võib-olla on natuke erutatud sellest, et mina näiteks ikkagist olen jälginud seda Nokiat, siis mulle meeldib see, et nad on ostnud kokku asju, mis on tegelikult põnevad sellised ma ei tea, infokillud on see, et Withings kui selline. Jah, see on see kellafirma, eks ole. Kellafirma, ta tegi muid asju ka, eks ole. Nutikaid seadmeid. Jah, nagu Withings sai just tuntuks eelgi sellega siin paar aastat tagasi, nad tegid sellise ilusa vanaisa kella suguse kella, mis tegelikult oli targem, kui oli vanaisa kell, ehk luges seal samme ja monitooris midagi. Oli kõik. Jah, see oli vist Šveitsi või see Prantsuse tootja. Aga Withingsil on tegelikult ka muid nutikad asju, on kaalud, on miks sa Withingsist räägid, on see, et Sony Nokia ostis need ju ära kogu karvadega. Ja kusjuures just nimelt Nokia, et seal on nagu natuke segane teema, et see telefonide tootja on see HMD, mitte HDM. HDM või AMD, aga nüüd Kaspar juba räägib nagu Nokiast. Et tegelikult ka Nokial on õigus kasutada Nokia brändi, mille alt siis hakkavad tulema see Withingsi kraam välja ja samal ajal AMD kasutab ka Nokia brändi, mille alt ta siis lansseerib neid igasuguseid retrotelefone. See on väga kiht maailm ja mina nagu näen, et nad on õigel teel, et võtavad sellised asjad endale nagu portfelli, mis ilmselt töötavad ja läbi proovitud ja ootan põnevusega neid järgmisi telefone, mis võib-olla ei ole nii sellised tavapärased nutitelefon. Neid on Nokia moodi jälle. Jah, ja kui keegi vaatajatest tahab teada, et miks on meil siin kollane kopter, siis täna ta lihtsalt on. Täna ei ole meil niimoodi, et me nüüd midagi küsime. Kui tahate ise küsida, te võite alati küsida. Ja võite küsida ja mina tänan omalt poolt inimesi, kes suudavad teha kommentaaridest nagu pikema jutu. Muide, seda peab küll tunnustavalt ütlema, et me küsisime eelmine kord, et kollase kopteri, me tahtsime anda seda siis kellelegi, kellel on juba need prillid. Olemas oli see Snapchati spektakulid prillid, aga üks tore vaataja kirjutas meie saate alla sellise kommentaari, et juba ausalt öeldes mina ei saanud alguses isegi täpselt aru, see kommentaar oli nagu nii lõbus või selline sõnaosav, et seda tuleb ise lugeda. Ja üks selline pisikene mark siia lõppu ka veel, et terve märtsikuu jooksul, sest märtsikuu meil praegult on ju käimas, saab kaubamajas tegelikult proovida ka tehnikavidinat, mida võib-olla igal pool ei saa. Selline promo. Ja ma tegin promo just kaubamajale praegult just sellega, et seda uudist ma kuskilt ei leidnud. Me käisime seal ise kohal, aga sellest ei räägitud. Kohal, jah, me tahtsime seda saadet teha, aga see tuleb siis nüüd mingite nädalate pärast. Aga jätame nagu saladuseks, siis mis seal oli. Ärme seda välja ütle. Aga te võite uurima minna, laupäevite näiteks. Aga siis vaatame, et meil siin ootab ju lisaks ka Legotroon veel. Nii et võib-olla me lõpetame tänase saate ära, teeme väikse koosoleku, võtame mõned patendid, paneme siia juurde ja siis paneme Legotrooni kokku.